Tere head Tallinna televisiooni vaatajad! Tere! Meie seekordne ühistegevuse pooltund erineb veidi meie varasematest saadetest. Seetõttu, et meie seekordses ühistegevuse pooltunnis on 2 erinevat teemat. Saate esimeses pooles keskendume me korteriühistute teemale. Ehk siis täpsemalt me uurime, kuidas korteriühistud lähevad vastu külmale sügisele ning miks korteriühistud peaksid enda küttesüsteemid varakult sisse lülitama. Selleks läheme külla Tartu Korteriühistute Liitu ning samuti vestleme inimestega, kes igapäevaselt tegelevad korteriühistute renoveerimisega. Saate teises pooles külastame Tartu Hoiulaenuühistu vekslipartnereid. Astume läbi pubist nimega Jaaskond Tartu külje all Tõrvandis ning kohvikust Bar 5 Tartus Vaksali tänaval. Ajame juttu toitlustuskohtade omanikega ning uurime, kuidas neil läheb. Aga kõigepealt korteriühistute teemadest. Head vaatamist! Saate esimeseks külaliseks on Tartu Korteriühistute Liidu juht Anne Valk, kellelt esmalt uurisime, kas Tartu korteriühistud on kütteperioodiks valmis ning miks on kasulik lülitada küte sisse juba varakult. Tartu korteriühistud on väga erinevalt ennast sisse lülitamas keskküttesüsteemi, sellepärast et need majad, mis on siis ära soojustatud, need lülitavad ilmselt ennast hiljem sisse, aga nendel majadel, kellel soojustust ümber ei ole ja siis nemad üritavad ikkagi õigel ajal sisse lülitada, sest sügis nagu on tavaks, tuleb jälle ootamatult. Suurele osale eestlastele koduks olevad korterelamud on ehitatud juba aastakümneid tagasi. Tahes-tahtmata tekib aja möödudes vajadus korterelamut renoveerida, seda nii sees kui väljast. Saate teemast lähtudes küsisime Anne Valgult, kuidas ta hindab üldist korterelamute tehnilist olukorda. Küttesüsteemi ümber vahetamist ilmselt nõuab kogu Tartu linnas olevat korterelamud. Need, kes on nüüd teinud KredExi toetusega oma elamute renoveerimisi ja vahetanud ringi siis oma keskküttesüsteemid, nendel on asi kombes, aga ütleme, paljudel kortermajadel on see probleem, ja inimesed ei taha nagu raisata raha keskküttesüsteemi renoveerimise peale, sest see on väga päris suur kulutus. Tartu Korteriühistute Liidu juhina ma olen ikkagi kuulnud, et paljud juhatused on hakanud mõtlema, et kui keskküttesüsteem on ikkagi korrast ära, siis peab hakkama vähemalt otsast tegema, kas või siis alustades keldrist ja siis natuke kosuma ja tegema siis püstakud ja radikad ära või teha kompleksne renoveerimine, see oleks muidugi mõistlikum, et teha ühe korraga ära ja saaks oma peavalu kindlasti väiksemaks. Vanemate korterelamute terviklik renoveerimine on kindlasti mitmes mõttes kasulik, kuid ühistute kehva majandusliku olukorra tõttu ei ole see paljude ühistute jaoks paraku võimalik. Mida peaksid tegema need korteriühistute juhid, kes lähevad külmale ajale vastu vanemate küttesüsteemidega? Minu soovitused oma kogemustest on see, et ärge jätke oma elamut kõige viimase keskkütte sisse lülitamise perioodi peale, vaid pange ta ilusasti õigel ajal küttesse, et teil rahvas ei pahandaks teiega. Kindlasti tehke enne kütteperioodi algust ka surveproov ära, vajadusel ka radikate läbipesu ja küttesüsteemi läbipesu. Ja mis on muidugi väga tähtis, mis on selles Tartu linnas probleemiks, on see, et paljud ühistud ei ole mõelnud keskkütte tasakaalustuse peale. Sellepärast ongi, et korteri omanikud hakkavad kohe pahandama, et mõnel on liiga kuum, mõnel on liiga jahe, et need tasakaalustused annavad oma ilusasti tagajärje, et nad kõik inimesed saavad võrdselt sooja. See ongi kõige tähtsam korteriühistu töös. Meie saate esimene külaline Anne Valk tõdes,
et korteriühistute üldine tehniline olukord ei ole väga kiita ning seega tuleks korteriühistute võimalusel kaaluda renoveerimist. Järgnevas intervjuus lähenesime teemale teisest küljest, ehk siis uurisime osaühingult Villare juhilt Reiko Kaljunilt, mis probleemid võivad korteriühistute tekkida, kui planeeritakse hakata renoveerima. Üks on see, mis on nagu minuni jõudnud, et inimesed ei kardavad seda laenu nagu võtta, et milleks võtta siis nagu laen peale, kui kõik on isegi nagu raske elu. Et siis tegelikult nagu on tehtud ka termopildi poolt ja netist on ka teisi analüüse tehtud, et kui praegu on nagu kommunaalkulud või kulud, ütleme nii kõrged, kui võtame nüüd laenu peale, renoveerime korralikult maja ära, siis tegelikult üldkulu inimese jaoks ei muutu. Okei, oleneb võib-olla, kui palju tehakse või kortermajast natukene tõuseb, aga elu läheb kogu aeg kallimaks, kommunaalid tõusevad, siis on igal juhul mõistlik nagu ikkagi renoveerida ja võtta see laen, et pikas perspektiivis on sul ikkagi korralik elukvaliteet, ventileeritud toad, maja on ilus, soe, maja eluiga pikeneb, et seda ei maksa nagu karta ja kui saada veel KredExi toetust, siis on igal juhul nagu seda võimalus ära kasutada. Ilmestamaks meie senist juttu palusime osaühingu Villare esindajal kirjeldada, millised kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lahendused on intervjuu taustaks olevas Ropka 6 elamus ning milline on nende ettevõtte senine praktika korterelamute renoveerimisel. Alguses oli ka mõeldud ventilatsioon nagu täislahendustega, et soojustagastus ka agregaadid katusel ja köetakse sooja vett aga kuna siin oli ka nagu tekkis rahaline piir, et KredExi toetust pole, siis nad pidid lihtsalt laenuga nagu hakkama saada. Õnneks on küll korralik kortermajad, inimesed maksavad ja nii edasi. Siis siin nagu otsisime ventilatsiooni lahendusi, et kui on ka agregaadiga, siis peab panema fressklapid läbi seinte. Nüüd oli see, et õnneks me saime õigel ajal, siis leidsime lahenduse Nordic Vendiga, et paneme inverterlahenduse ja jätsime fressklapid ära, kuna avade mõõdud ja kõik ei klapi, et siis saime ikkagi ütleme inverterlahenduse, mis tundub nagu täna ka kõige mõistlikum ja säästlikum, et arvestades näiteks antud maja konstruktsioonile. Siis torudega lahendus oli ikkagi oluliselt nagu kallim, et neid ei ole igalt poolt võimalik vedada ja sahtid ei ole nii ehitatud, mõnel kortermajana sahte rohkem, siis on seda nagu lihtsam teostada. Ja mis siin majas on veel tehtud, siin on ka küte ära tehtud, see on nagu eelnevalt, et meie töö oli siin soojustamine, katus ja ventilatsioon. Et siin on nagu täiuslikult lahendatud. Et on ka siin küsitud, et äkki teeme mingi krohvi parandusi siin korterelamutele, kellel on krohv väga kehvas seisus või siis soojustame ära, et meil rohkem tõesti raha ei ole, siis ainult soojustada ei ole mõtet, kui pole välja mõeldud ventilatsioonilahendust. Et pärast neid auke puurida ja kogu kaabeldus näiteks sama inverterlahendusega me siinpool näeme, et on juba soojustatud ja läheb kohe armeeringusse, siis tegelikult need fressaukudele on kaabeldus tehtud soojustuse tagant, betoonpinna pealt, kõik on ära peidetud. Pärast ei ole võimalik neid nagu enam teha, siis peab hakkama korteri siseselt kaabeldusi tegema, mis läheb ka oluliselt keerulisemaks ja inimestele ka kallimaks ja ebamugavaks. Et pärast teisel pool maja on nagu valmis, et on näha, et ainult plafoonid ja kõik on väga ilus ja antud majal võin ka öelda, et esimesed koosolekud olid inimesed ka väga vastu, aga täna, kui nad juba saavad aru, et neil on korralik soojustus, tuleb ventilatsioon ja näevad juba seda maja ilmet, siis kõik on nagu kahe käega poolt. Sarnaselt Tartu korteriühistute liidu juhile küsisime ka osaühingu Villare esindajalt, kuna tuleks alustada maja kütmist. Me oleme teinud ka siin uusi kortermaju ja oleme ka need saanud valmis, ütleme talvel, et siis on see kütteperioodis nagu küttapanek on tõesti väga kulukas, et lähevad kahekordseks arved, et see üleskütmine ja kogu rõskuse väljasaamine on ikkagi tõsine nagu kütte teema, et kui panna nagu varakult küttesse, et pole veel külm konstruktsioonidesse jõudnud, siis on ikkagi kulud küll olemas juba eelnevalt, aga ei ole nii kõrged. Et ja kokkuvõttes inimestele palju mugavam ja mõnusam, et seda enam, kui on lastega pered, et seda edasi lükata nagu kütmis pole mõtet. Et seal see efekt on, ma arvan, suht väike. Eelmise saate külalisega vestlesime põhjalikult korterelamute renoveerimisest, täpsemalt korterelamute kütte- ja ventilatsioonisüsteemidest. Sellel teemal vesteldes käis jutust mitu korda läbi ettevõtte nimi osaühing Nordic Vent. Uurisime lähemalt, millega tegeleb nimetatud ettevõte.
Osaühing Nordic Vent tegeleb ventilatsioonisüsteemide paigaldamisega ja oleme sellega tegutsenud juba nüüd Eesti turu kuskil 3 aastat. Ja ütleme nii, et tänase päevani on nagu põhitöö on pigem siis suurte agregaatide paigaldus. Ja nüüd siis ka selle aasta algusest oleme siis aktiivselt hakanud tegelema ka suvetagastustega ventilaatorite maale toomise ja paigaldamisega. Et oleme siis nii-öelda ametlik Saksa firma Blaubergi esindaja Eestis. Et mis otstarbel paigaldatakse korterelamutele soojustagasteid? Soojustagasti on, ütleme, ta on nagu sundventilatsioon. Et päris palju on, ütleme siis tänase päevani, ütleme, need esimesed majad, mis on siin hakatud renoveerima, siis nendel oli, põhiline oli siis värskeklappide lahendus. Aga ütleme, iga asi areneb ja otsitakse järjest innovatiivsemaid lahendusi. Ja nüüd ongi siis, ütleme, värskeklappidest on siis võetud head omadused siis sellest värskeklapi lahendusest ja lisatud sinna siis soojatagastusega, ütleme, ventagregaatis ka mingid nüansid ja siis ongi kokku saanud selline asi nagu soojatagastusega ventilaator. Millised probleemid võivad tekkida vanemates korterelamutes, kus on kehv ventilatsioonisüsteem? No eks ütleme, kõige tuttavam ja kõige laialdasemalt nii-öelda nähtav ja teatav asi on see hallitus, mis on hästi põhiline see korterimajade probleem. Et seal üleval toanurgas siis on niisugune must ala. Et see on hallitus ja see ei ole nagu üldse hea, et see seal on. Ja selle põhjustajaks on see, et ei ole korralikult ruumid ventileeritud. Ja saastunud õhk on nagu ruumis ja koguneb siis toanurkadesse ülesse. Küsisime soojustagatusseadmete projektijuhilt Atko Hansumäelt, kuivõrd oluliseks peavad inimesed ventilatsioonisüsteemide uuendamist. See on nagu siuke seinast seina, et on inimesed, kelles on suhtumine on nagu selline, et ma olen siin 20, 25, 30 aastat elanud, ma olen täiesti terve, mul ei ole mitte midagi viga, tahan teen akna lahti, ei ole vaja. Mind see nagu ei puuduta. On ka inimesed, kes on nagu väga teadlikud. Ütleme, saavad aru sellest, et sisekliima peab olema normaalne. Ja eks seda ajakirjanduses, televisioonis on seda materjali ja sellest räägitud ikka päris palju juba. Et tegelikult ütleme niimoodi, et üldiselt kui käia korteriühistutega nagu ühistuliikmetega kokku saamas või siis koosolekutel, siis tegelikult on ikkagi märgata, et inimesed on nagu ennast asjadega kurssi viinud ja on tegelikult päris teadlikud päris nendest asjadest. Et nagu kohati nagu ei peagi väga palju seda selgitustööd tegema. Selline oli saate esimene pool korteriühistute teemadel. Saate teises pooles räägime Tartu hoiulaenuühistu vekslipartneritest, pubist Jaaskond ning kohvikust Parviis. Oleme täna tulnud siia Tõrvandisse selleks, et puhuda paar sõna juttu Illard Kivisaluga, kes on Tõrvandis asuva pubi Jaaskond omanik ja ühtlasi oma ettevõttega ka Tartu hoiulaenuühistu liige ja vekslipartner. Küsime Illard Kivisalu käest kõigepealt seda, kuidas ta üldse jõudis selle ideeni, et sellel suvel oleks õige aeg avada päris oma toitlustuskoht nimega Jaaskond siin Tartu külla all Tõrvandis? No tegelikult on asjalad nüüd sellega niimoodi, et kuna ma ise elan siin Ülenurme vallas ja mitte küll Tõrvandis, aga teisel pool otsa, siis olen tänaseks päevaks toitlustamisega tegelenud juba natuke rohkem kui 8 aastat ja seda puhku ainult nagu renditud pindadel ja kellegi jaoks või heaks, siis mingi hetk jõuab ikkagi inimene arusaamisele, et ise endale tööd tehes on ikkagi nagu see motivatsioon ja tulem nagu võib-olla parem kui muidu. Uurime Illard Kivisalu käest ka, kuidas ta hindab oma toitlustuskoha asukohta ning kas kliendid leiavad pubiga kergesti ülesse.
No ütleks niimoodi, et eks see sai ka selle maja ostmisel määravaks, et me ise leiame küll, et see on nagu väga hea asukohaga maja, rääkimata sellest, et meile meeldis tema arhitektuuriline pool, aga ümber asuvad tootvad ja tööstusettevõtted leiavad meid praegu nagu väga hästi üles, et selles mõttes nagu lõunasöögi kliendi üle me nagu nuriseda ei saa, et seda on meil piisavalt. Missuguseid toite te muidu pakute siin pubis Jaaskond? No me olemegi nagu selles mõttes, et alguses me proovisime ühte koma teist ja kolmandat pakkuda inimestele või kompasimegi, et mis nagu inimestele meeldib. Täna me oleme aru saanud selle lõunasööja kliendi, kes on meil tavaliselt selline tubli Eesti töömees, siis tubli Eesti töömees tahab ikkagi nagu enamalt saada korralikku liha, et selles mõttes on meie toidud, nii palju kui ma olen tagasisidet kuulnud, on piisavalt suured, piisavalt rammused, et inimesed saavad oma kõhu täis, et enamalt teeme selliseid lihtsaid ja liharohkeid toite, ütleks niimoodi. Kui me täna oleme rohkem lõunasöögipakkuja, siis ka tulevikus ikkagi on mõtted, et olla ka õhtul avatud, olla kogukonnal avatud, viia siin läbi mingeid üritusi, viktoriine, mälumänge, karaokevõistlusi või mis iganes veel, et ikkagi et kui me ühe osa oleme tööle ära saanud, siis me võtame samm step by step edasi ja püüame seda pubi arendada, et võib-olla on ka siis seda uudsust kogu aeg inimestele, et mitte, et täna on ta valmis, täna on ta lõplik ja mitte midagi siin rohkem ei toimu ja ei muutu, et me nagu tahame olema selline muutuv ja edasiliikuv ettevõte. Pubi Jaaskond on ka Tartu hoiulaenuühistu vekslipartner. Läbi Eesti vekslite reklaamimise tutvustame ühtlasi ka kõiki ettevõtteid, kes võimaldavad oma klientidel maksta vekslites läbi ühistu meediakanalite, milleks on kodulehekülg, ühistuleht, ühistusaade ning muidugi ka ühistegevuse pooltunni saade Tallinna Televisioonis. Missugusel eesmärgil te üldse otsustasite astuda Tartu hoiulaenuühistu liikmeks? No tegelikult on minu jaoks nagu selline, kõik saavad aru, et võib-olla täna on väga vähesed inimesed need, kellel on ükstaskõik missuguse äri alustamiseks endal koheselt raha olemas. Ja täna ma leian seda, et iga Eesti inimene võiks panustada oma tegevusega või oma rahaga sellistesse kohtadesse, kus tekib nagu lisaväärtust. Ja lisaväärtus on nagu see, kui sa kasutad eestimaist raha ja tekitad sellele raha juurde, ehk siis need inimesed, kes on oma säästud või teenistuse pannud sinna hoiulaenuühistusse kasvama, et sellest tekib tal lisaväärtuseks siis lisakasum juurde tänu sellele, et ta seda laenab väikeettevõtjatel välja. Et minul tekkis see küsimus, et miks ma pean seda laenama suurpangast, kust siis teistpidi see raha voolab Eestist minema lihtsalt. Ja kuna mul oli eelnevalt väga pikk ja väga hea kogemus Põlva laenuhoiuühistuga, kus ka võib-olla see asjaajamine natuke inimlikum, võib-olla nagu persoonipõhine ja süvenetakse sellesse laenu kasutamise nagu eesmärki. Et kui pangad võtavad Exceli tabeli ja vaatavad, et kõik ilus korras oleks, siis seal nagu vaadatakse rohkem persooni, seda ideed, mida toetatakse ja see lihtsus ja inimlikkus oli see, mis mind nagu pani otsustama selle kasuks. Suured kommertspangad ei suuda tänapäeval näha seda mitterahalist lisandväärtust, mida väikeettevõtjad toodavad kogukonnale. Sellega nõustub ka Illard Kivisalu. Jah, et mina leian ka, et eile olles ühel toredal meeldival konverentsil, kus räägiti ka sellest, et kuidas tegelikult väikeettevõtlus on hääbuv, kuidas, kui ka mina eelnevalt olen Tartu linnas tegutsenud, et minu väljakolimise põhjuseks oli ka see, et kuna linnas tekivad suured kaubanduskeskused, kes sunnivad väikeettevõtteid sulgema, siis väikeettevõtjad peavadki leidma oma nišše, oma teisi väljundeid ja täna ongi väga meeldiv, et on mingi selline eestimaine nagu ühispank või ühiskassa või kuidas ükskõik kuidas seda nimetatakse, kes siis selliseid ikkagi veel Eestis väikeettevõtlust arendavaid inimesi toetavad. Tartus Vaksali tänava ärihoones asub kohvik Bar 5. Kohviku omanik Rano Arumets on astunud Tartu hoiulaenuühistu liikmeks nii oma ettevõttega kui ka eraisikuna ja on ühtlasi ka vekslipartner. Rano Arumets, kui kaua on kohvik Bar 5 juba siin Vaksali tänaval avatud olnud? See oli maikuu ja aasta 2010.
et see on ja juulikuus avasime kohviku, et see juulikuu 2013, et juba 3 aastat oleme tegutsenud. See on juba päris pikk aeg siis? Jah. Missuguseid toite te pakute siin kohvikus Bar 5 Alguses hakkasime nagu pakkuma päevapraa ja suppi, et lõuna pakkumine, sest kuna siin kohvik asub ärihoones ja siin on tegelikult ikkagi üle 100 inimest ikkagi, et käivad lõuna ajal söömas ja see oligi kõige optimaalne variant. Aga pärast töö käigus, et juba hakkasime mõtlema, et siiski me ikkagi pakume kohvi ja pagaritooded ka. Ja siin on need pagaritoodede suhtes, et tahaks öelda, et me siin koha peal need küpsetame. Ja päris algusest peale, et nagu, et siis on töö käigus ka, et meil oli mõeldud kohviku nimeline, et ehk siis Coop Bar 5, mis on hästi piduliku väljanägemisega. Et ma soovitan seda ka näiteks sünnipäevadeks, et alati, kui inimesed tulevad kliendid, et nagu soovivad, et koogi tellida, et siis ma ikkagi olen soovitanud, et just seda Bar 5 võtta, sest ta on päris ilus koog välimuselt, nagu väljanägemise pooles. Kliente kohvikul Bar 5 jätkub. Lisaks ärihoonele, kus kohvik asub, on ümbruskonnas ka mitmeid teisi ettevõtteid ning läheduses asub ka Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste maja, mille tudengid samuti külastavad kohvikut. Kui palju muidu kasutatakse seda võimalust, et tellitakse toitlustamist ja kooke? Kas seda on piisavalt või võiks rohkem olla? No ikka võiks rohkem olla, aga siin on ikkagi, et majas 2 suurt firmat, et nagu arendusselts ja teine on geeniuuringud, Asperi nimeline ja nendel on, kui et need sünnipäevad, siis need kindlasti ikkagi tellivad meie käest need koogid. Aga lisa sellele, et ikka kuna ma olen tegin konto Bar 5-le Facebookis ja olen pannud pildid ja need kuulutused portaalis parim.ee, et sealt kaudu ka ikkagi oleme klienti saanud, et ikka, aga siiski ikkagi see kogus ei ole nii suur, et nagu sooviks. Kohvik Bar 5 on samuti Tartu Hoiulaenuühistu vekslipartner. Läbi Eesti vekslite reklaamimise tutvustame ühtlasi ka kohvikut Bar 5 läbi ühistu meediakanalite, samamoodi kui pubi jaoskonda Tõrvandis. Mis eesmärgil te üldse astusite Tartu Hoiulaenuühistu liikmeks? Alguses oli eraisikuna, läksin ja peale seda, et kuna oli hästi sõbralik keskkond, ja siis firma ka, et võiksin, mõtlesin, et miks mitte, et võin lisareklaami saada, lisaklienti saada, et kusjuures ma tahakski öelda, et meie teenused on juba kasutanud, et hoiu- ja laenuühistu liikmed eraisikuna, et tulnud ka, et inimesed sünnipäeval näiteks koogid tellima, et või peolaua, nagu nad ka tellisid, et me siin tegime toitud valmis ja nemad võtsid kaasa. Kas teil on tulevikuks ka mingisuguseid erilisi plaane, mida te plaanite veel teha klientidele kohviku atraktiivsemaks muutmiseks ja rohkem klientide leidmiseks? Tähendab, olen mõelnud jah, et võiks otsida suurema ruumi, et sest on hästi palju küsitud koha peal nagu sünnipäevade või peelauade nagu korraldamist, aga siin on mul ruum on väga väike, et kuni 40 inimest ainult mahub, et sellepärast, et ma ei saa niisugused üritused võtta endale. Aga kuigi me põhitoode on meil ikkagi, et päevapraad, lõunasöögi pakkumine, aga siiski, et nimekiri mul on niivõrd suur, on kuskil, et üle 130 päevapraad nimekirjas on olemas juba, et sest on
sest on üks Luisna niisugune söög mulle endale ka ei meeldi ja kuna on põhiklientuur on siinsamas asub, et pidevalt nagu tahaks millegagi üllatada ja hästi palju, mitte ainult Eesti rahvuse nagu söögi me pakume, vaid hästi palju meil on Bulgaaria köögis, Ungari köögis hästi palju toodet on võetud ja Vene köök ka on meil ikkagi siin on, tähendab, üldse enne kui panen müügile. Ma olen alati see on degusteerimise need tunnid korraldanud ja on, kui ütleme päris tugev kriitika tulnud klientide pool, siis seda kohe võtsin ära, et ei võtnud nagu menüüse sisse. Aga kui söök meeldis ja positiivne ikkagi, et tagasiside oli, siis need söögid ikkagi tavaliselt jäänud. Selline oli meie tänane ühistegevuse pooltund. Saate esimeses pooles rääkisime korteriühistute teemadel ning loodame, et korteriühistute juhid ning ka elanikud said mõtteid, kuidas korteriühistuga paremini sügisele vastu minna. Saate teises pooles külastasime Tartu hoiulaenuühistu liikmeid, kes on liitunud veksliringlusega ning uurisime, miks nad astusid veksliringlusesse ning mis kasu nad sellest on saanud. Loodame, et nautisite meie tänast saadet. Kohtumiseni! Kohtumiseni!